Kui sa vabaned emotsioonist, jääb järele informatsioon. See mõte peidab endas sügavat selgust ja praktilisust, kutsudes meid üles vaatlema oma emotsioone ning nende mõju meie mõtlemisele ja tegutsemisele. Emotsioonid on loomulik osa inimkogemusest. Need värvivad meie elu, annavad sügavust ja tähendust, kuid mõnikord võivad need meid pimestada, takistades selgelt mõtlemist ja objektiivseid otsuseid. Kui suudame hetkeks emotsioonidest eralduda, võime näha selle taga peituvat informatsiooni, fakte, andmeid ja põhjuseid, mis aitavad meil tõhusamalt reageerida ja tegutseda. Emotsioonid nagu viha, hirm või kurbus võivad moonutada meie tajusid ja viia meid impulsiivsete otsusteni. Näiteks kui keegi teeb midagi, mis meid ärritab, võime kohe reageerida vihaga, tõlgendades olukorda isikliku rünnakuna. Kuid kui suudame peatuda ja lasta vihal hajuda, avastame, et selle all on sageli informatsioon. Näiteks arusaam, et teine inimene tegutses oma piirangute või teadmiste põhjal, mitte eesmärgiga meid kahjustada. See võimaldab meil olukorrale reageerida rahulikult ja konstruktiivselt, mitte emotsioonide ajal. See mõte tuletab meile meelde ka teadlikkuse tähtsust. Kui me märkame oma emotsioone ja õpime neist lahti laskma, saame jõuda selgema arusaamiseni sellest, mis tegelikult toimub. See ei tähenda emotsioonide eiramist või mahasurumist, vaid nende mõistmist ja vabastamist viisil, mis aitab meil säilitada sisemist tasakaalu. Läbi selle praktika muutume vastutustundlikumaks oma reaktsioonide ja otsuste osas. Lisaks annab see mõte meile jõu liikuda edasi ja õppida. Kui oleme kinni emotsioonides, jääme tihti mineviku sündmuste külge klammerduma. Vabanedes emotsionaalsest koormast, saame keskenduda informatsioonile, mis aitab meil kasvada ja edasi liikuda. Näiteks võib raskest kogemusest vabanedes selguda õppetund, mis annab meile tarkust ja jõudu tulevikuks. Samuti aitab emotsioonidest vabanemine parandada meie suhteid teistega. Emotsionaalselt laetud olukorrad võivad viia konfliktideni, kuid kui suudame emotsioonidest üle saada ja näha olukorda selgelt, saame suhelda teise inimesega ausamalt ja tõhusamalt. Informatsioon, mis emotsiooni taga peitub, võib olla väärtuslik alus üksteise paremaks mõistmiseks. Lõppkokkuvõttes on see mõte kutse elada teadlikumalt ja selgemalt. Emotsioonidest vabanemine ei tee meist tundetuid. See aitab meil emotsioone paremini mõista ja kasutada neid vahendina, mis viib meid sügavama arusaamise ja tasakaaluni. Nii muutub elu kergemaks ja selgemaks, täis teadlikku informatsiooni, mis juhatab meid edasi. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!